okei, oleme oma mõtetes kinni ja siis ma lugesin seda Daniel Quinni Ishmaeli ja tema ütleb, et me elame mingisuguses müüdis praegu ja see müüt, milles me oleme, on see, et maailm on loodud inimesele. Ja miks selline müüt, et kui see on loodud inimesele, siis see tähendab seda, et ta ei ole loodud, ma ei tea, meduusile või sipelgale või ma ei tea, koerale, kassile. Ja siis ma mõtlesin, et kas see nagu on tõsi, aga samas, kui ma vaatan, kuidas inimesed toimetavad siin planeedil Maa, siis me oleme selle suht nagu ära omistanud, metsad võtame maha, kõik, ma ei tea, loomi kasvatame nagu, me ei mõtle, et nendel lehmakestel on mingi tunded või väga et nad on meie nagu toit. Nad on, ma ei tea, aitavad meil elus olla, aga et planeet ei ole loodud nagu lehmale, ma ei tea, elu nautimiseks või ja siis ma mõtlesin, et okei, minu meelest see täiega, et mulle tundub, et see on tõene ja siis ta läheneb kuidagi hästi antropoloogiliselt, et kuidas me oleme jõudnud sinna, et me oleme nagu nii pekki läinud. Ja see raamat oli täiesti šokeeriv mulle, et see oli täpselt see, et nagu The Matrix, et kui sulle antakse see pill, ma ei tea, kas siis see punane või sinine, et kui ma lugesin selle raamatu läbi, siis ma olin nagu, ma ei saa enam mitte näha. Ja siis ma vaatan teisi inimesi, ma olen ma nagu ei oska isegi seletada, aga see raamat on nii geniaalselt üles ehitatud, täiega loogiline, see ei ole üldse nagu mingi, et see mingi kosmos või see ei ole üldse siuke, täiesti tavaline antropoloogilised lähenemised näiteks,